issand on osa, ütleb mu hing. Seepärast loodan ma tema peale. Uurigem ja proovigem oma teid ja pöördugem tagasi issanda juurde. Tõstkem oma südamed ja käed Jumala poole taevas. Au olgu Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule.
teile ja rahu Jumalat, meie Isalt ja Isandat Jeesuselt Kristuselt. Aamen. Mida kaugemale merele jõudsid, seda kõrgemalt hakkas naine jooksma. Jaht sööstis äkki kõrgelt naine ajalt alla ja viskus tiht tuurde. Muri lõi hetkeks tulest tühjaks, ootasime, mis nüüd juhtub. Samal hetkel haaras tuul uuesti purje ja virutas poomi alla vardasse. Kostis tulemüts ja soodipoom katkes. Tüürilistul karm kaups kartis, et mõni meist võiks libiseda üle parda. Nii kirjeldab oma põgenemist Rootsi kirjanik Ain Holmus mälestusraamatus Aasta meid ära kuris. Õpetaja Ilmar Lähm võtab paljude traagika kokku järgmised. Õhukesed paadilauad olid meie ja meresõnaluse vahel, vaenlase lennukid olid meie pea kohal ja allveelaevad oma torpeedodega vee all. Kõikjal varitsesid neid mitmesugused hädaohud. Tuhanded hukkusid põgenemisel vees ja tules. Taoliste valusate meenutuste ja mälupiltidega võiks pikalt jätkata. 75 aasta eest toimunud suurpõgenemise käigus pidid oma kodud maha jätma ligi 80 000 inimest, kellest ligi 10 teenus. Põgenemine ei olnud kergekäeline ega mõtlematu samm. Sellist meeleheitlikku otsust sundis langetama Nõukogude okupatsiooni metsikus, mis tipnes 1941. aasta juuni küüditamisega. Minna ei tahtnud, kuid jääda ei saanud, ootama öist koputust uksele. Valusad hingeheitlused seisid aga alles ees, kui ilmnes, et sulgunud raudne eesriie tegi kodumaale tagasi pöördumise võimatuks ning revis puruks sidemed sinna jäänud lähedastega. Sellistel tormistel eluhetkedel saab väga selgeks inimelu haprus ja lootusetus. Võime tunda, et isegi Jumal on meid unustanud, et Issand magab, nagu kuuldud evangeeliumi kirjades. Samas on vaid tema see ainus lootus, kellele võime toetuda keset kurjuse ja kaduvuse vääramatuid jõude. Kaevikutes ja merel ei ole ateisti. Me kuulsime ka tormirajus hirmunud jüngreid Jeesusele ütlevad: õpetaja, kas sa ei hooli, et me hukkume? Jeesuse sõna peale torm raudis ning järv jäi täiesti vaikseks. Ja mis vahest veelgi tähtsam, rahunes ka nende süda, kes olid Jeesust usaldanud. Ometi noomib ta neid
te olete nii varad, kas teil ei ole usku? Ja tõesti, on ju Jumalal meelevald mitte ainult loodusjõudude, vaid kõige kurja, isegi surma üle. Apostel Paulus kirjutab roomlastele. Selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud. Sest ma olen veendunud, et ei surm ega elu, ei inglid ega peainglid, ei praegused ega tulevased, ei väed, ei kõrgus, ei sügavus ega mis tahes lood suuda meid lahutada Jumala armastusest, mis on Kristuses Jeesuses meie Issandas. Sõbrad, mis võiks anda rohkem jõudu, et säilitada oma loodust ja inimlikkust. Jumala abiga pääsesid paljud, et hoida vabas maailmas alal meie riikluse järjepidevust ja võidelda Eesti iseseisvuse taastamise eest. Põgenemise mälestuspäevast sai õigustatult üks suuremaid kristlikke tänupühi väliseestlaste seas. Oli ju kristlikku hoolt ja armastust kogetud ka vastuvõtjate keskel. Ja täna tohime oma tänutundeid väljendada ja hukkunuid mälestada taas siin vaba Isamaa pinnal. Kas ei ole seega üleskutseks säilitada ja elavana hoida meie rahva usk, olla ikka ühes paadis oma Issandaga? Maailma meri pole lahunenud. Üks põgenikelaviin on järgnenud teisele. Tarvitseb vaid meenutada Vietnami paadipõgenikke, põgenikevuuge Afganistanis, Süürias, Somaalias. Eelmisel aastal ületas sõja, tagakiusamiste ja konfliktide eest põgenevate inimeste arv 70 miljoni piiri, mis on viimase 70 aasta kõrgeim tase. Hoolimata sellisest abivajajate hulgast ja raskusest neid eristada majandusmigrantidest, ei muutu ometi kehtetuks Kristuse käsk kanda üksteise koormat ja armastada ligemist nagu iseennast. Pühakirjas manitseb prohvet Jesaja. Minge vastu janustele, viige neile vett, astuge oma leivaga põgenike ligi, sest nad põgenevad mõõkade eest, paljastatud mõõdu eest, vinnastatud ammu eest, sõja raskuste eest. Ja küllap on tõsi see, et usku, lootust ja armastus ei olegi võimalik üksteisest lahutada. Tuul ja järv kuulekusid Jumala tahtele, miksid mitte ka meie. Selles peitub meie elu julgus, rikkus ja hingesuus, ka meie ees seisvad elurännad. Omnia mea mecum porto. Kogu oma varandust anname endaga kaasas. Ehk teisisõnu, tõeliselt väärtuslik on inimeses endas.
Seda iidset mõttetera on meenutanud mõnigi paadipõgenik 3/4 sajandi eest ja seda ei tohiks unustada meiegi. Aamen. Austatud Riigikogu esimees, Riigikogu liige, minister, väga lugupeetud vaimulikud, austatud ülemaailmse Eesti Kesknõukogu esindajad, kallid eestlased ja Eesti sõbrad, kõik kokku tulnud. Mul on väga suur au täna siin olla, kui meenutame, kuidas 75 aasta eest põgenesid 10 000 meie kaasmaalased okupatsioonivõimu surveavalduste eest. Siis ei teadnud nad veel seda, kas see saab olema ajutine või kas nad enam kunagi taas oma kodumaad näevad. Samuti ei olnud selge, kas inimesed, kellega nad neil päevil kohtusid, minejad ja mahajääjad, veel kunagi nende ellu naasevad. Paljude jaoks lõppes see raske teekond katsumustest ja määramatusest hoolimata õnnelikult. Nad said võimaluse oma elud vabas maailmas taas üles ehitada ning seal Eesti rasket saatust pikkade aastate jooksul tervel maailmal meeles hoida. Paraku peame täna mälestama ja meenutama ka neid, kelle jaoks jäi see teekond viimaseks. Igaüks neist pidi jätma maha oma kõige kallim. Oma senise elu, paljud lähedased, koduholde ning vaba Eesti. Lugedes või kuulates põgenenute meenutusi on seal alati esil suur kahjutunne ning igatsus oma kodukandi ja kodumaa vastu. Samuti oma tavalise ja harjunud elu vastu, mille sõjasündmused ülekohtuselt katkestasid. Keegi neist ei tahtnud minna, kuid jääda nad siia samuti ei saanud. Tihti jäi maha kõik, mis taskusse ei mahtunud ning tulevase elu, töö ja leiva kohta ei saanud kellelgi neist olla teadmist. Auväärt kuulajad, 1944. aastal üle mere Rootsi põgenenu oli Eesti kirjanik ja baptisti vaimulik Ain Kallus, kodaniku nimega Evald Ment, kes võttis selle meretee ette oma pere ja tuttavatega purjekar Aili. Aastaid hiljem meenutas ta toonaseid sündmusi oma mälestusraamatus Päästa meid ära kurjast. Iseäranis liigutav on lugeda sealt kirjeldusi vahetult pärast rasket mereteed Rootsi jõudmisest. Osunduse algus. Tundsin, et keegi ulatas mind varrukast tõmbama. 3-aastane Helmet vaatas ülespoole ja küsis: Issi, on täna jõudnud. Miks sa seda arvad?
vaata neid tulesid, ütles ta ja näitas kaugemale Kalju saartel süttivaid valgusi. Ta oli ju sündinud ja kasvanud pimendatud maailmas ja nägi nüüd esmakordselt vaba ja muretu maailma tuledes ära. Ei, täna pole küll jõul, ütlesin, kuid see on siiski üks väga tähtis ja ilus õhtu. Pea seda alati meeles. Tsitaadi lõpp. Küllap saatis mälestus esimesest pilgust vabaduse tuledele paljusid, kes neid toona nägid. Noori ja vanemaid, nagu ka mälupildid vabast Eestist ning igatsus siia tagasi naasta. See nõudis aga veel palju aastaid ning paljude inimeste tööd ja pingutusi, et meie ühine unistus tõeks saaks. Armsad siin viibijad, tänane üritus on pühendatud 3 sajandi tagusele suurele põgenemisele. Toona ja nende inimeste jaoks oli tegemist kahtlemata põgenemisega, kuid nüüd teame, et sellest sai hoopis millegi muu algus. Kümnete tuhandete vabasse maailma jõudnud inimeste ning meie armsa kodumaa jaoks sai sellest hoopis välis-Eesti vastupanu algus. Pikkade okupatsiooniaastate jooksul oli usk vabasse tulevikku meie kõigi jaoks elulise tähtsusega. Seepärast oli ka teisel pool raudset eesriiet elanud eestlaste panus äärmiselt oluline. Meie inimeste rahvustunne ja isamaa armastus ei ole kunagi sõltunud sellest, kuhu nende elu ja meie ajalugu on nad viinud. See armastuse soov meie keelt ning meelt alal hoida on sama tugev kodus ja võõrsil. Iga sõna ja tegu kodus ja võõrsil, mis nõudis Eestile õiglust ja vabadust, tuletas tervele maailmale meelde meile osaks saanud ülekohut ning ta andis lõpuks kaaluka panuse meie iseseisvuse taastamisele 47 aastat pärast suurt põgenemist. Ma tänan teid kõiki südamest, jõudu Eestile! Siit surmani ma kalliks pidada. Mu õitsev Eesti rada, mul ehka viisama, kuis ma nii hellad hoiad. Sa lapsi kätte peal, neil annad leiba katet, sa viimast ansed veel. Samad sõnad, sama viis, kas meid hoida saavad, samamoodi nagu siis õitseb ristik ja värisevad haavad. Kuis on su pojad valgad, nii vaprad tugevad, su tütred nagu lilled, nad õitsvad nägustad. Samad sõnad, sama viis.
ja värisevad haavad. Samad sõnad, sama viis, samad tõrksad tähed, sama lihtsalt nagu siis, mis hingest tulnud hinge läheb. Armas Eesti rahvas, hea valitsus, hea Riigikogu esimees, head Riigikogu esindajad ja kõik, kes te siin olete. Teatavasti elab tänapäeval ligikaudu 200 000 meie inimest väljaspool. Aga esimese suure sõjapõgenike lainega 1944. aastal sügisel, mida me siin täna mälestame, kaotas Eestimaa ligi 80 000 – 75 000 hinge. Seda on ikka pole palju. Tegelikult 100 korda võib-olla rohkem, kui meid kõiki südamejuurteni puudutanud Estonia hukk 25 aastat tagasi. Ei läinud ega emigreeritud. Ei mindud ega ei emigreeritud, vaid põgenesid poliitilistel põhjustel inimesed, kellel ei olnud plaani jääda elama Rootsi või Saksamaale, vaid eeldasid, nagu lubati Atlantat hartas, et jõuavad kodumaale tagasi võimalikult pea. Seda me võime näha Helga Meritsi filmis Coming Soon. Seda võite näha ka nüüd pühapäeva õhtul 19:10 ETV-s. Põgenike laagritesse jõudes ei oodatud passiivselt, käed rüppes, vaid nagu ikka hakkajad eestlased alustati koolide, ajalehtede, koolide, rahvatantsul ja muuga. Tegutseti poliitiliselt, ka kiriku rahvusvahelised liinid esitasid memorandumeid, nõudes Eestile vabadust. Balti pagulasnoored asutasid New Yorgis Batuuni ehk Balti apellibürooga ja rõhusid külma sõja aastal oluliselt sellele, et ÜRO-s arutatakse inimõiguste rikkumisi Balti riikides. Asutati 1986. aastal Kanada kogukonna poolt Musta liivi peal. Võib arvata, et niisugune tugi aitas meeles pidada, et Eesti kuulub vabasse demokraatlikku maailma ja eestlased väljaspool seisavad Eesti eest. Nüüd kahjuks pole sõjajärgset aega käsitletud ja vaadatud siiski paralleelselt nii Eesti NSV kui ka paguluse perspektiivis. Kahjuks on suurpõgenemist ja vabadusvõitlust üldiselt käsitletud kui midagi väljaspool Eesti ajaloo kulguseisu, aga me saame seda parandada ja ma olen kindel, et tänane päev on selleks üks suur samm edasi. Eesti Vabariik on meie ühislooming ja ÜKN ehk Ülemaailmne Eesti Kesknõukogu ja Eesti valitsus on astunud viimasel aastal mitmeid samme lähendamaks ja ühendamaks eestlust.
On viimane aeg, et meie ühine Eesti Vabariik väärtustaks põgenike vankumatust eestluse hoidmisel. Võidab sellest Eesti ja Eesti rahvas tervikuna ja seepärast meie kogukondade ühendamiseks ongi vaja kuulutada välja 1944. suurpõgenemise tähistamiseks Eesti rahvuskalendris 19. september. Oleme üks rahvas, mille ühendusmaaks on Eesti ja meie rahvas on alati olnud ühine, ka sellel ajal, kui nad on olnud teise riigi poolt eraldatud. Sest nagu täna sai kuulda Tallinna Ülikooli rahvusraamatukogus, kõik esinejad näitasid, et nii ühel kui teisel pool mindi edasi oma eestluse hoidmisega ja seda tehti nii, nagu oli võimalik teha Eesti NSV-s või siis väljaspool. Suur tänu. palume sinu halastust ja armu neile, kes võitlesid sõjatandril ja andsid oma elu kodumaa vabaduseks.
ja oma armsade päästmise nimel. Neile, kes 75 aastat tagasi pidid jätma oma kodud ja hukkusid põgenemiste korral tormisel merel, püüdes päästa enda ja oma laste elu. Jumal, me palume sinu halastust ja armu neile, kes olid võõrsil, jõudmata tagasi oma isade maale ja nägevad oma kodumaal taasiseseisvumist. Neile, kes ootasid ja lootsid, et kodumaal põgenenud armsad ühel päeval jõuavad taas koju, kuid surid jõudmata neid ära oodata. Igavene rahu kingi neile, Issand, saab ja sinu elu valgus juhatagu nende teed igavikus. Ja me laulame üheskoos mälestuslaulu laululehtile. Tänu sulle, kõigeväeline Jumal, et sina oled olnud selle riigi, Eesti riigi ja rahvaga ja oled viinud meid läbi ajaloo tormide, nii, et me oleme alles jäänud. Issand, sulle olgu kiitus ja tänu. Vaata oma armuga meie peale, ka aegades, mis seisavad ees. Hoia meie maad sõja ja õnnetuste eest. Kasvata meid üksteise austuses ja kingi üksmeelt. Issand, kuule meie palvet. Kingi tänulikkust kõige selle eest, mis meil on, ja õpeta väärtustama meile kingitud rahu ja vabadust. Kingi tarkust ja jõudu neid aardeid kaitsta. Issand, kuule meie palvet. Aita meil ausalt täita oma kohustusi. Ole toeks, kingi ustavust, tarkust ja jõudu kõigile meie riigi juhtidele ja kõigile neile, kes on rahva teenistuses. Õnnista, hoia ja kaitse igaüht, kelle jaoks Eesti on kodumaaks.
hoia meie lapsi ja noori, juhi ise nende teed, et meie maal ja rahval võiks olla tulevik. Issand, kuule meie palvet. Sinus, Jumal, on meie jõud ja tugevus. Aita meil alati sinu teedele jääda ja teha oma rahva elus ja igaühe isiklikus elus õigeid valikuid. Me palume sind, taevane Isa, üheskoos sinu poja Jeesuse Kristuse õpetatud sõnadega. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna päev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Issand, õnnistagu sind ja hoiku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. Isa ja Poja ja Püha Vaimu